nii, tere hommikut! On meie 10. reisipäev ja me oleme saabumas raudteejaama Kalkutas. Me oleme nüüd mööda Gangest sõitnud täitsa peaaegu alla lõpuni välja. Ganges suubub Bangladeshi. Meie jõuame Gangese Harujõe, Hugli jõe kaldale Kalkutasse, kunagisse Briti impeeriumi India pealinna. Meil on selja taga terve öö siin rongis, esimeses klassis. Kuidas oli? Väga hea oli, mugav. Sain päris hästi mugav. Soovitame esimest klassi. Parem kui teine klass. Voodid on sama kõvad, aga uks on ees. Kogu võti on selles ukses. Kell on jälle vastikult vähem. 7. Aga parem kui 5. Meie rong sõitis läbi India 1,5 päeva, üle 2000 kilomeetri ja oli absoluutselt minuti pealt õigeaegne. Et kõik on Indias võimalik, absoluutselt kõik. Tere tulemast siis Kalkutta kesklinna. Me jätsime kotid hotelli, kell on väga vähe, kell on 8. Me oleme siis kunagise Briti impeeriumi teises kõige suuremas linnas. Legend räägib, et britid avastasid selle linna või õigemini rajasid täiesti. 1690 siis Ida-India kompanii hankis siin mõned kalurikülad ja ehitati brittide poolt siia kindlus. Kogu 18. sajandi käis siin igavene jagelemine, kelle oma see on, kõik kaklesid ja lõpuks ikkagi britid rajasid siia linna. Sellest sai tohutu suur linn, Briti-India pealinn ja tänaseks on Kolkata enda ümbritsevate regioonidega maailma üks kõige suuremaid linnaregioone. Siin on tohutult palju näha niisugust Briti mõjutust, hästi palju on viktoriaanlikku arhitektuuri, aga see kõik on lastud niimoodi võrdlemisi käest ära. Siin on troopiline kliima ja siin kõik kasvab lihtsalt, ükskõik mis, kõik kasvab. Asfaldi seest kasvavad puud, majade seintest, katustest kasvavad puud, nii et väga selline troopiline. Meile lubab vihma, meie oleme selleks valmistunud, vihmavari on Eestist kaasas. Ja kui see meil juba kotis on, siis vihma sadama ei tohiks hakata. Okei, juhtus see suboptimaalne asi. Ja nii ilusad cappuccinod. Pole ammu näinud siukest. Ja mis me saime? Pannkooke. Kohvi. Hommikukohvi on joodud, imemaitsvad pannkoogid söödud, ostetud kaasa kohaliku India kohvi. Ja nüüd on meil aeg minna India muuseumisse Kalkutas. See on maailma kõige vanemate muuseumite hulka kuuluv muuseum. Aastal 1814 asutatud, ilmselt pole sittagi kuulda, sellepärast, et see on siuke lärm. Ma räägin pärast edasi.
kuna väljas lubab jätkuvalt niisugust intermiteeruvat vihma, siis me sättisime ennast maailma ühte kõige vanemasse muuseumisse, aastal 1814 asutatud India muuseumisse Calcuttas. See on Briti-India seltsi poolt asutatud ja see on kõige suurem ja kõige vanem muuseum Aasias üleüldse. Siin on kõiksugu võimalik museaalide väljapanek, ajalugu, kunst, arheoloogia, bioloogia, geoloogia, tohutu kompott, väga palju vaatamist. अपना चाण वाला ते येनु कोई नहीं सतांदा बोली देना मन की बात दिल मानी लुकांदा मैं दिल से तेरे चालू तेरा सिवा कोई नहीं बांधू तेरी प्यार की डगर माद बाटा निलट को चोरी चंद्रा Sa ei ole õige loodusmuuseum, kui sul ei ole tohutuid skelette ja sa ei ole õige kunstimuuseum, kui sul ei ole muumeid. Siin on kõik olemas ja siin selles saalis ei ole mitte mingi plastmassist loomad. Siin on originaalsed aastatest 1700-1800. Mõned juba lähenevad siin väga 300 aastale vanuselt. छोरी नाच दूच मोर मेरो दिल नहीं रहे अब बस माँ मेरा दिल की छे तू चोर टाइगर से गीत लिखा दू तो गीत चौमे गांदू अपने पतले कमर छोरे मडू मडू न मटको चोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो अपना बाबू थे अरे इतना न टरको चोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो अपना बाबू थे अरे इतना न टरको Reeglid lähevad aina lollakamaks. Hetkel on meile päravast antud instruktaažid, et GoPro kaamera ei kõlba, aga Sony kaamera kõlbab. Samamoodi kõlbab ka näiteks iPhone. Film ei tohi teha, aga kes teab, et me teeme filmi. Mina teen praegu FaceTime enda emaga. Tegemist on siis kõige suurema objektiga, memoriaaliga ühelegi maailma monarhile. Et Victoria auks on siia rajatud tohutu suur galeriikompleks ja kuju ja park. Ja välismaalased maksavad jälle rohkem. Muidugi, 10 korda rohkem. Kuningonna Victoria memoriaal on siuke jälle väga selline huvitav koht. Esimesel korrusel on see ajalooline kuju ja tema tsitaadid ja näiteks nagu seda, et inimesed ikkagi kuidagi suhtuvad temasse nagu soojemalt, et oli see Victoriaga ju siuke India fänn. Ta oskas isegi mis keelt, mingit India keelt ta oskas. Krooniti India keisrinnaks, kuigi ta kunagi siin ei käinud. Aga igastahes muuseumi teine korrus. Muuseumi teine korrus on siis jälle vabadusvõitluse teemaline. Ja natukene kuidagi selline minu jaoks või meie jaoks kontroversiaalne. Ülistatakse väga siuksed bandiiditegudega taustaga mehi, kes tulistasid, pommitasid ja siis selle eest võllad tõmmati või maha lasti. Nemad on siis nagu rahvuslikud kangelased. Et väga siuke vägivaldne. Meid ülitati ka palju Silveri. Me oleme jälle kuidagi väga ainsad turistid. Ja ainsad välisturistid. Ja valged turistid. Üks poiss vaatas suu ammuli minu poole. Isa pidi teda kätt pidi talutama. Ta lihtsalt vaatas ja kui nurka ei oleks ette tulnud, siis ta vaataks siia maani.
takso saamine Calcuttas ei ole just kõige lihtsam. Kõik kollast ilmselt saaks lihtsam. Kollast saab iga nurga pealt, aga Uber, kõik tühistavad, hinnad juba tulevad poole tee peal, jälle tühistavad, siis sõidavad siia, sõidavad mööda. See on mingi täielik rägastik tänavatest, mis on kõik ühesuunalised millegipärast, kuigi nagu teekatemäristuse järgi nad ei peaks olema ühesuunalised. Nii, me tegime väikse värskenduse hotellis. Nüüd on kätte jõudnud siuke videvikutund juba ja me sõitsime metrooga paar peatust lõuna poole. Me oleme Kalikati linnaosas, kus asub siis jumalus Kali tempel. Lugu on siis selline. Tällä piirkonna tähtsamad jumalused on Shiva ja Sati. Juhtus täpsustamata asjaoludel niimoodi, et jumalus Sati sattus Vishnu meelepaha alla. Vishnu raius ta 58 tükiks ja tema suur varvas, ma ei tea, vasaku või parema jala oma, igastahes lendas siia piirkonda, kukkus maha ja sinna asutati siis Kali tempel. Kali on, mis ta siis nüüd oli? Kali on surma, vägivalla ja seksuaalsuse jumal. Vot selline kompottjumalus. Sellest jumalannast Kalist tuleb ka piirkonna nimi Kalikut ning ollakse täitsa veendumusel, et Calcutta on just täpselt selle jumaluse järgi enda nime saanud. Meie õnneks ja õnnetuseks on tempel remondis. Tähendab, et me ukse vahelt saime kingaga sisse astuda, aga ilusat üldmuljet nendest tornikestest ei saanud. Tellingud olid ees. Ja kuna oli väga ka siuke pikk saba, siis me otsustasime, et... Aga samas ei tahtnud ka jalgu paljaks võtta seal löga. Me otsustasime, et me siiski templit ei külasta. Ei külastanud Varanasis, ei külastasin. Just hetke see oli roheline, nüüd on kõik punane. Nii, tere hommikut. Meil on teine päev Calcuttas käsil. Meil on üleüldse 11. reisipäev. Lõpp hakkab juba väga lähedale jõudma. Täna oleme veel pool päeva siin Calcuttas ringi. Vaatame mõned vaatamisväärsused, mis meile see britilik linn pakub. Ja siis võtame ette viimase lennureisi India siseselt otse üle India subkontinendi Mumbaisse. Praegu seadsime sammud ühe vana kristliku surnuaia poole, mis pidi olema siukene kummitustega. Läheme natukene liiga päevasel ajal, aga mis teha? Me jõudsime South Parki surnuaeda. See on olnud vahepeal täiesti hüljatud, maha lagunenud, aga brittide haudade ühendus Lõuna-Aasias võttis endale eesmärgiks siin kõik taastada ja 70ndate lõpul siis ehitati uuesti need hauakivid, väikesed kabelikesed ülesse. Niisugune natuke selline müstiline, poolenisti maha jäetud paik. Ei ole ja kohalik, ei ole ei turiste. Ja sissepääs on ootamatult taskukohane. Kõigest euro võrra tuli ennast kergendada, et saada siia 2 pilet. Nii, ja mida me näeme juures olevalt pildilt?
kohalikud prügi majandavad. Siin on kohalike aknad ja mis on akende all peale kalmistu on prügimägi. Sest siit see ju maagiliselt kaob ise ära. Kõikide nende hauakambrite tahvlitel on nagu vanused juba siuksed noored. Väga vähesed on üle 50 siin karmides India oludes elanud ja ega vist imestada ei ole. Aastal 1800 ei olnud siin kindlasti mingi teab mis meelakkumine see elu. Kunagi oli siin linnas üle 30 trammiliini, 100 kilomeetreid rööpaid. Nüüd on mõned üksikud rööpad veel maha jäänud ja mõned liinid, mõned üksikud trammid veel sõitmas. Ehk siis sisuliselt on siin käest lastud ära Aasia üks suurimaid trammivõrke ja ainsamaid India trammivõrke. Ja see tramm, see nägi välja lihtsalt õudne. Isegi kirjeldatakse ka kui aeglasemad sõidukid, kui kõige aeglasem sõiduk, millest sa kunagi sõitnud oled. See näeb välja nagu mingi ratastel ja sarvega vangikong. Oleme heategevusliku missionäride peakorteri juures Kolkatas. Siin puhkab ema Teresa ja teenivad tema õed. Ema Teresa on sündinud 1990. aastal Balkanil. Toonane India 30ndate lõpus, 40ndate alguses, kui ta siia sattus, oli tõeline hädaorg. Et teine maailmasõda oli kiskunud selle riigi tootusse näljahätta. Siin lokkas tõsine vaesus, kõik ümberkonna inimesed tulid nälja ja vaesuse eest kokku siia Kalkutasse. Ja kui Teresa, kes siia oli saabunud, nägi seda, ta said aru, et siin on niivõrd palju tal ära teha. Ta sai paavstilt loa alustada oma enda missiooni siin 40ndate teises pooles ning asutati siia Kalkutasse siis esimene ema Teresa klooster. See ei jäänud kaugeltki mitte ainsaks. Tänaseks päevaks on üle maailma ema Teresal 100 arukantoreid ning üks, millest ema Teresal oli kõige rohkem kahju, oli see, et Hiina ei lubatud teda kunagi. Et seal jäi ikkagi see kommunism väga usulistele tegevustele jalgu. Igastahes sajandi lõpus 97. aastal ta suri ning kuulutatud on ta katoliku kiriku poolt kõik pühakuks. Me oleme sellises piirkonnas Kalkutas, mille nimi on Kumartuli. See on tuntud eelkõige enda savitöökodade poolest. Tehakse keraamikat igasuguses suuruses ja mõõtmes. Meie lähme seda kaema. Korraks siuke väike valetee valides sattusime kohalike elurajooni. Siin on hulkanisti ikkagi neid britiaegseid maju. Ja nagu te näete, puud kasvavad igalt poolt neist välja. Aga samas mõni maja on nagu natuke rohkem korras ka. Aga neid kaunistustega maju nad lihtsalt ei ole suutnud hooldada ja need on kõik täiesti räämas.
की झुमकी रे kui Briti Ida-India kompanii oli omandanud need valdused 18. sajandil, siis sai Calcuttast kogu Briti-India pealinn. Esimesed administratiivsed hooned, mis siia rajati, olid just kirikud ja me oleme teel praegu Püha Johni kirikusse, St Johni kirikusse, Jaani kirikusse Calcuttas, mis 1784 siia rajati.